No ma ütleks neile naistele kõigile, et olge ilusad, olge emad, rõõmustage mehina. Ärge püüdke tõestada sellele maailmale, et te suudate, ma ei tea, suuri maju ehitada või ma ei tea, mida teha. Ja mina ütleksin Urmasele, et loll jutt suhu tagasi. Ütlemata huvitav on vaadata, kuidas Urmas Sõõrumaal jääb emotsionaalsest intelligentsusest nii palju vajaka, et ta ütleb selliseid asju, ja ta ei olnud mitte ainult seda, ta ütles muid lõbusaid asju ka siin. Ta ütleb selliseid asju Elo Mõttuslepikule, kes on edukas karjäärinaine oma valdkonna tippude seas. Ja Urmas Sõõrumaa istub tal vastas, et no ma ei tea, kas nagu naistel on vaja nagu kuskile pürgida, et nagu olge ilusad, rõõmustage mehi, nagu mida te üritate. Muidugi Urmas siis nagu päästab või üritab ennast päästa või üritab asja veits tagasi tõmmata sellega, et ega tema nagu ei kohusta kedagi, eks ole. Et igaüks ikka tehku, mis tahab. Aga kes tahab? Aga lähme tagasi algusesse. Urmas Sõõrumaa käis Kanal 2 saates Silmast silma, kus Elo Mõttus teda erinevatel teemadel küsitles, aga teiste hulgas jõudis meediasse pealkirju just selle jupi kohta, mida te ennist kuulsite. Ma tahan teiega koos selle osa nende vestlusest läbi kuulata ja jagada oma mõtteid just sellepärast, et mulle tundub, et mingid inimesed kas ei oska näha või mingil põhjusel ei taha näha tervikpilti ja siis söödavad naistele ette seda sõnumit, et ole kodune. See on sinu roll, ole lihtsalt kodune. Ja ärge saage minust valesti aru, jumala eest, olge kodused, täpselt nagu Urmas siin ütles. Igaüks tehku, mis tahab. Probleem sellega on aga, et Urmas samas ütleb, et tema ütleks naistele, et olge ilusad, võtke rahulikult, tehke mehi ilusaks, ärge üritage nagu maailmale midagi tõestada, et nagu pole vaja. Püsige rahulikult kodus. Ja kuigi ta ei ütle seda siin, et mina soovitan teile, ta ei ütle seda, aga ometigi ta sõnumi mõte on edasi anda tema arvates. Oleks õigem selline elukorraldus ja kahtlemata on see õige tema jaoks, nagu ta ka siin intervjuus selgitab, et talle väga sobib selline naine, kes kodu eest vastutab, sest tal pole selleks eelduslikult aega ja see on arusaadav, aga see on ainult sinu elu ja ainult sinu situatsioon. Aga kui sa saadad välja sõnumi, et sina soovitaksid naistel ja siis lausud need sõnad, mis sa just laususid. No ma ütleks neile naistele kõigile, et olge ilusad, olge emad, rõõmustage mehina. Siis me liigume juba väljapoole neid raame, et kas inimene räägib enda elust või ta annab soovitusi teistele. Ja kuna minule tundus Urmase jutt selles intervjuus ses osas kui soovitus sõnum naistele, sest ta räägib siin ka väga huvitavalt sellest, mis on looduses ja kus kuradi iganes veel, siis selle koha pealt on nüüd aeg panna Urmasele puid alla, sellepärast et see on väga sitt soovitus, mida ta annab naistele. See on väga kahjulik. Ja küsimus ei ole selles, et kuidas keegi peaks oma elu elama, et kas keegi võiks olla kodune või mitte. Ei, küsimus on selles, kas inimese tagal on kaitstud. Oled sa kodune ema või oled sa kodune isa? Oluline on see, et su tagala oleks kaitstud. Ja sel viisil, mida Urmas siin soovitab naistele, sel viisil ei ole tagala kaitstud. Aga te olete keskmiselt iga 7-10 aasta tagant uue pere loonud. Et kas see on nagu teadlik otsus? Väga terav küsimus. Olete 7-10 aasta tagant keskmiselt uue pere loonud. Mõtle nüüd, milline tempo see on, millega see mees elama peab, et iga 7-10 aasta tagant uut pere alustada. See eeldab retsi energiat, mis on tore, kui Urmasel seda on ja tal seda on, nagu ta siin selgitama hakkab. See ei ole päris teadlik otsus, et see on pikema saate formaat, et loomulikult eks ma olen siin, ühest küljest ma olen läbi põrunud, aga kujutage ette nüüd minu kõrval ühte naist, kellel on 9 last. Kujutage ette Urmas Sõõrumaa kõrval ühte naist, kellel on 9 last. Aga miks mitte? Selle järgi, mida ta meile siin edasi räägib, mida tema arvab, et on loomulik ja kuidas loodus on ette näinud, selle järgi ma eeldaks, et just tema ongi see mees, kes ühe naise ja mis iganes arvu lastega, mida nad soovivad, õnnelikult elavad elu. Aga tuleb välja, et see nii ei ole ja sellest korrub välja kogu selle hoiaku, kogu selle maailmavaate, kogu selle jutu meeletu silmakirjalikkus, kui mitte suisa hoolimatus naiste suhtes ja tohutud vastuolud ja minu arust on nii huvitav rida-realt analüüsida inimese juttu ja teadvustada endale neid vastuolusid, mida tundub, et võib-olla inimene ise ka ei teadvusta endale. Mailis Reps. Ja vastus Elo Mõttuslepikult Sõõrumaa küsib, et nagu kas sa kujutad ette, et ma olen nagu ühe naisega, see on 9 last, et kes see jaksaks? Ja Elo vastab, et nagu Mailis Reps. Mitte, et Sõõrumaa peaks Mailis Repsiga koos olema, aga nagu neid naisi, kes tahavad, suudavad ja õnnelikult ongi 9 lapse emad ühe mehega, neid on ka olemas. Urmas oleks võinud vabalt endale sellise leida, aga millegipärast tema elu niimoodi ei läinud. Jah, aga ma ikkagi, ma pean oma laste emadest tegelikult väga lugu ja vabandan nende ees, et ma olen neile meeleärmi tekitanud, aga
kogu seda minu elu intensiivsust ühe naise kõrval välja elada, no see oleks ka liigi just. Mul jääb nüüd eestikeelsetest fraasidest vajaka, aga inglise keeles võiks Urmase vastuse kokku võtta või too much to handle for one woman. Mis võibki tõsi olla, aga millegipärast ma kahtlustan ja ma ei tea Urmase eraelust mitte kuradi midagi, mul pole õrna aimugi, kellega ta koos olnud, kui kaua. Aga Elo Mõttus Lepik ütles meile, et iga 7-10 aasta tagant on uus pere algatatud. Ma millegipärast kahtlustan, et need suhted kõik ei lagunenud, sellepärast et naised ei jaksanud taga sammu pidada. Ma kahtlustan, et seal võis olla ka muid asju, aga kurat seda teab. Aga mis on üldse isa ja mis on ema roll laste kasvatamises? Et on ju tegelikult need moodsad peremudelid, kus hoopis isa jääb lapsega koju ja vahetab mähkmeid samal ajal, kui naised teevad karjääri. Ma olen siuke vanamoeline, et isa on see, kes ikkagi ehitab kodukolde ja toob kaminasse kütte ja toob toidu lauale. Ma oskan sellega hakkama saada ja selles mõttes ma olen tõesti vanamoeline. Siit vastusest oli huvitav osa, et ta ütles ka eraldi, et ma oskan sellega hakkama saada, millest võib mitut mõtet edasi arendada. Esiteks, et mitte ilmtingimata kõik mehed ei saa või oska sellega hakkama saada, mis on kahtlemata tõsi. Ja samamoodi ei saaks kõik naised hakkama sellega, et pere üksi ülal pidada. Aga teisalt loeb siit välja ka selle, et see on see, mida tema eelduslikult eelistab teha. See on see, mida mina oskan. Mina oskan teha mingeid asju, millega saab raha sisse tuua, ehk see peaks olema minu roll peres. Eelduslikult talle meeldib ta töö. Ma eeldan, et kõigile, kes hästi palju teenivad, meeldib nende töö, sest ei, tegelikult see on vale jutt. Ma seda ei eelda. See ei pruugi alati nii olla, mõned inimesed müüvad oma hinge maha, et hästi teenida. Aga mõte on siin selles, et küsimus pole ilmtingimata mitte ainult selles, mis on nagu isegi Urmase mõttes traditsiooniline roll ja kuidas asjad peaks olema, vaid küsimus on selles, et mis kellele sobib. Ainult, et siit edasi varsti me jõuame selleni, et Urmas ikkagi tundub arvavat, et looduse sunnil, täiesti paratamatult bioloogilistel põhjustel naised on ikkagi mõeldud kodus olema. Naisi tuleb austada ja armastada, mitte tööga kormata ja lasta neil koju toit lauale teenida. Nii numi. Ma olen jumala nõus ja minu arust see tunne on vastastikune. Minu arvates tuleb mehi austada ja armastada ja neid ka mitte liigselt tööga koormata. Mehed surevad ju keskmiselt varem kui naised. Arvuliste näitajate poolest tundub, et mehed on selles mõttes nõrgemad, et neil lasub mingisugune koormus, mis viib meid nende arvuliste näitajateni, et mehed surevad varem. Aga mõte on selles, et see on jumal nunnu ja ma olen nõus, aga ma arvan, et see kehtib kahepoolselt. Inimesi üleüldse tuleks austada, armastada ja mitte kedagi tööga üle koormata. Ja töö, siin on meil töö mõiste küsimus, mis asi on töö ja kas see, et naine palgatööle kodust välja ei lähe, kas see tähendab automaatselt, et ta ei ole tööga üle koormatud? Ei. Ma tean, et on palju inimesi, kes ütlevad, et see, mis koduseinte vahel toimub, see pole mingi töö. Ma armastan seda, mulle meeldib vannituba koristada, lemmikasi. Super tegevus hommikust õhtuni kodus rügada, aga see on ka töö ja tuleb ka selle peale mõelda, et ei naisi ega mehi tuleks ka koduse tasustamata tööga üle koormata, aga see muidugi jääb nendes maailmavaadetes tihti tahaplaanile. Nendes maailmavaadetes see, et sa hommikust õhtuni kodus rügad ilma kelleltki sellest palka saamata, see on sulle jumala poolt antud eesmärk ja sinu õnn ja sinu saatus. See ei ole mingi töö. Töö on see, kui sa saad kodust välja minna. Teie enda lapsepõlv on olnud suhteliselt keeruline. Olete kasvanud ju koos oma emaga. Ja. Sellist isa, ütleme, ideaali teil ees ei olnud? Ei olnud ja kuidagi on loodus nii sättinud, et nii palju, kui ma ennast mäletan, on mul kogu aeg kihk ja tunne sees, et ma saan ise hakkama. Ja see on mul tänaseni, et ükskõik kui keerulised ajad olid, need COVID ajad, on need sõjaajad, mind ei ole kunagi jätnud maha see tunne, et ma ei saa hakkama, ma saan hakkama. Aga Urmas, kas sa kujutad ette, et on ka naisi, kes täpselt samamoodi tunnevad ja kusjuures mitte vähe, et ma saan ise hakkama, ma tahangi alati ise hakkama saada, ma ei taha kunagi kellestki täielikult sõltuda, ei finantsilises ega muus mõttes. Loomulikult me kõik sõltume inimestest enda ümber. Keegi meist ei ole saare peal üksikult, tegutseb täiesti üksi. Selles pole mõte, aga keegi meist, nüüd ma liialdan, kindlasti on neid inimesi, kes tahakski nii-öelda tanu all turvaliselt eksisteerida ja see on ka arusaadav, see on okei. Aga kurat, kui see tanu sealt ära kaob, mida sa siis teed? Ja selles ongi probleem. Kogu selle retoorika, kogu selle maailma vaate juures, et naised, olge nuinud, olge kodused, olge ilusad, tehke meestele rõõmu. Okei, väga tore. Aga mis siis saab, kui see suhe saab otsa? Mis siis saab? Kui sa eladki naisena oma elu niimoodi, et sa lähed ühe mehe juures teise juurde, siis sa oled täiesti sõltuv meestest, mis tähendab, et kui sul üks suhe läheb lõhki, siis sa põhimõtteliselt lähed hääletama tee äärde, et joo, mehed, otsin uut meest, kes minust hoolitseks ja siis pead lootma, et mingi norm vend mööda läheb, kes sulle juhuslikult ka enam vähem meeldib või mitte väga vastukarva ei ole, siis saad jälle edasi elada, sest ega
kui sul ei ole haridust ega töökogemust, millest johtuvalt sul ka ei ole tõenäoliselt arenenud sellist enesekindlust, mida ka kodust väljaspool töötades on vaja, et inimesed sind ära ei kasutaks, selleks on vaja ka enesekindlust, mis arenebki aastatega, kogemusega, haridusega. Kui sul seda kõik ei ole ja sa jääd ilma sellest mehest, kes sinu eest hoolitseb, mida kuradit sa teed? Parimal juhul saad kuskile miinimumpalgaga tööle. Võib-olla avastad hilisemas eas andeid, millega sa saad kiiremini ronida paremale positsioonile kui miinimumpalk. Aga kui sul selleks ajaks juba on lapsed, kes vajavad ju inimeste puhul päris mitu kuradi aastat päris palju hoolt. See kõik on tehtav, inimesed teevad seda, aga see on sitaks raske ja keegi ei peaks soovima endale sellist saatust, kus sa järsku oled täiesti üksi, täiesti katusalt vihma kätte ja mida sa teed siis? Ja ainus viis, kuidas seda tagalat kaitsta, on enne koduseks jäämist ehitada endale mingi vundament, mis on sul alati olemas, kui midagi peaks pereeluga viltu minema. Olgu see mingi õnnetus, mis kaaslasega juhtub, olgu see lihtsalt karile jooksnud suhe. Igal juhul peab ju olema tagala kaitstud. Ja selles on see põhipraktiline probleem. Isegi nende jaoks, kes kahjuks on neid inimesi, kes ei näe naist võrdse inimesena mehega. Ehk keda ei huvita see, et naine, sa oled inimene, sa tahaksid midagi muud teha, kui kodus toimetada. Isegi need, keda see pool ei huvita, suva, tee seda, mida mina arvan, et loodus on sulle rollina ette näinud. Isegi need inimesed peavad tunnistama, et see on ebapraktiline ja väga ohtlik naise jaoks sõltuda mehest. Sest kui see mees on läinud ühel või teisel põhjusel, mida sa kurat siis teed? Ja need inimesed, kellel sellest on ka suva, need on halvad inimesed. Ja siin ei ole mingit vaidlusruumi. Kui sul on suva sellest, et naine jääb täiesti vihma kätte ja võib-olla jääb ka veel lastega vihma kätte, kui midagi suhtega juhtub. Kui sul sellest on suva, siis sa oled lihtsalt halb inimene ja või empaatia võimetu. Need on vist sünonüümsed. Aga mis te arvate traditsioonilisest abielust, et seda te ka väga viljelenud ei ole? Ma olen olnud abielus ja ütleme, et müts maha, kes suudavad traditsioonilist abielu elada ja seda täisväärtuslikult, nii et igal juhul see on enne kõike. See on üks nendest vastuoludest Urmase jutus, sest kui ta pärast hakkab veel rõhutama seda, et naised ikkagi võtke rahulikult, ärge üritage maailma vallutada, et nagu toimetage kodus ja nii edasi, siis selle maailmavaatega loogiliselt peakski kaasas käima see, et okei, sul ongi eluaegne püsisuhe, kus mees siis hoolitseb majanduslikult pere ja naise eest, naine ei pea selle pärast kunagi muretsema, tagal on alati kaitstud. Ja ütleme, et siis õnnetuste ja muude selliste puhkude jaoks on siis kuidagi elukindlustuste, igasuguste lepingute ja asjadega tagatud, et naisel ja lastel oleks siis vara, millest elatuda, kui suhe karile jookseb. Aga ometi Urmas ise ei ole ühe mehe naine, tal on paljud erinevate naistega lapsi ja kui kõik need naised nüüd, ja ma ei tea isegi, kes need naised on, ma ei tea neist mitte midagi, puht teoreetiliselt, et kui kõik need naised nüüd elasid Urmase retoorika järgi, et naine tööalaselt võtta hästi rahulikult ja koju tee meest siin rõõmsaks, siis küsimus on, mis neist pärast Urmast sai. Ja Urmase puhul, kuna tema on nii sitaks rikas, siis on võimalik, et võib-olla ta peabki kõiki neid veel üleval, võib-olla ta peab igat eksi üleval, kuni too leiab järgmise mehe, kes temast hoolitseks, ma ei tea. Aga Urmase enda retoorika järgi see peaks nii olema. See peaks nii olema, et seni, kuni tema eksid on leidnud endale uue mehe, kes nende eest hoolitseb, peaks tema neid ülal pidama, sest vastupidine ei läheks tema maailmavaatega kokku, aga enamus inimesed ei ole Urmas Sõõrumaa. Enamikel meestel ei ole sellist vara, ehk enamus mehi, kui nad ei püsi ühes suhtes terve elu või siis ütleme ühes või kahes, siis nad ei saaks ülal pidada oma eelmist naist. Ja meil Eestis ei käi see nii nagu USAs ja nagu näed kuskil filmides ja sarjades, et lahutuse korral mingi makstakse meeletuid summasid endise abikaasa ülalpidamiseks. Sest asja meil siin ei ole. Selliseid summasid meil siin ei ole. Ja isegi kui oleks, siis need tegelased teeksid eelduslikult sama nagu need tüübid, kes lastele elatist ei maksa. Teeksid endale mingisugused välismaa kontod igal pool niimoodi, et Eesti kohtutäitur midagi jätta ei saa ja hoiduksid tasumast. Mis tähendab, et kõik need naised jääksid täiesti vihma kätte. Mis lõppkokkuvõttes viib meid jälle selleni, et see maailmavaade viib naised sitta seisu. Kui sul just ei ole väga hästi läbimõeldud ja ära korraldatud see, et mis saab siis, kui suhe läheb lõhki. Ja ma olen nii palju näinud neid asju, kuulnud neid asju, lugenud neid kirju, kus inimesed kirjutavad sellest, et kurat küll, sul on pikaaegne suhe, sul on laps või isegi 2 või 3 või rohkem last, ei ole abielu, ei ole ühisvara ja siis läheb suhe lõhki ja kui mees ei ole normaalne inimene, siis on naisel täiesti vaip jalgalt ära tõmmatud. Mitte isegi vaip jalgalt, sest siis ta oleks põranda peal. Naine on kuskil kuradi kaevu lükatud, kuskil hästi sügavasse kaevu, ta ei hakka nüüd üles ronima ja kui teil on veel lapsed, siis sa oled seal oma lastega kaevus, võtta siis kõik lapsed selga hakka kuradi kaevus üles ronima. Ja see on nii kuradi julm, see on meeletult julm naiste suhtes. Ja millegipärast need inimesed nagu Urmas, kes räägivad sellisest õndsast kodusest naisest, millegipärast nad lihtsalt ignoreerivad reaalsust, mis on neile hästi mugav, sest ta ise ei ole sellest positsioonist, ta ise ei tahaks olla kodune, sest tema arvab, et see looduslikult pole nii mõeldud, aga kuna ta ei ole loll, siis ta ka teab, et see oleks talle ohtlik. Ta ise ei teeks seda kunagi mitte ainult looduse pärast, vaid ka selle pärast, et esiteks ma eeldan, et ta ei taha kodune olla, sest nagu ta enne ütles, siis ta oskab
ta oskab seda leivateenimist teha, see on nagu see, mida tema oskab. Ja teine asi, ma eeldan, et see on ka see, mis talle meeldib ja ma arvan, et ta saaks ka ise aru, et kui tema nii teeks, nagu ta naistel soovitab olla, see oleks mega riskantne. Nii nagu loodus ette näinud on. Loodus. Mis loodus? Nagu millest sa räägid? Mida on loodus ette näinud? On väga palju liike elus olenditest, kus naised sugugi mitte ei istu kuskil pesas või koopas ootamas isaseid, et need toiduga tuleks. Vastupidi on küll aga loomaliike, kus valitseb täielik matriarhaat ja või naised on need, kes käivad jahil. Või noh, naised on vist loomade kohta vale sõna, emased. Emased siis, jaa, emased. Ütlesin loomade kohta naised, aga noh, saate aru küll, mida ma silmas pidasin. Ehk, mis loodusest sa räägid? See, mis inimest järglaste loomise juures olulisel määral eristab teistest elusolenditest, on see, kui kaua meie kutsikad meid vajavad. Meie kutsikad vajavad meid päris kuradi kaua, aga loodus ei ütle meile, kes selle kutsika eest igapäevaselt peab hoolitsema. Jah, on teatud periood, kus ema peab pärast sünnitust taastuma ja on mingi periood vastavalt sellele, mis perele paremini sobib, kas ja mil toimub imetamine, mida ei saa mees teha, kuigi tänapäeval on piimapulbrid niivõrd kvaliteetsed, et ka see pole probleem. Enamus nõuka ajal või nõuka lõpu ajal sündinud lastest niikuinii pole rinnapiima saanud. Ma tahaks öelda, et kõik on ju hästi ja samas kõik on perses. Ma ei tea, võib-olla ongi selles asi. Aga loodusega pole seal mitte mingit kurdi pistmist. See on täiesti inimese poolt välja mõeldud konstruktsioon ja seda tõendab või vähemalt ilmestab. Aga minust ka tõendab ka fakt, et selliseid asju kirjutati vanasti seadusesse. Vanasti kirjutati seadusesse, et naise roll on kodus. Ja sellest me räägime video teises pooles juurasõpradega. Kui sind huvitab väike ajalooline rännak vanadesse tsiviilseadustesse, mis kunagi Eestis on kehtinud, ja kuidas seal naise ja mehe suhet ja rolle käsitleti, siis oled teretulnud kas liituma juurasõprade ringiga siin YouTube'is või soodsamal liituda platvormil blurbay.com/tavakodanik, kus saab alati kogu sisu täiesti reklaamivabalt kätte või kui sind huvitab ainult see teema, siis saad üksikostuna soetada selle video ühe tervikuna, kus on ka siis teine pool juures. Aga video teises pooles räägime siis sellest, kuidas on seadustesse kirjutatud, et naise roll on ikkagi kodus olla nii ja naa. See on kirjutatud seadusesse, miks? Tõenäoliselt sellepärast, et tegelikult see ei ole loomupärane kõigile. See ei ole mingisugune üldine naiseks olemise osa, et kõik naised peaksid olema kodused või peaksid tahtma või see oleks kuidagi loomulik kord. See ei ole. Kurat, kui me oleksime lõvid, siis oleksid emased koos ja käiksid jahil koos ja mehed tšau baka. Aga me ei ole lõvid ja me ei pea nii tegema, aga me ei pea ka nii tegema, nagu Urmas seda kirjeldab. Muidugi taaskord, Urmas rõhutab siin korduvalt, et igaüks tehku nagu tahab, aga nagu ma video alguses selgitasin, siis põhjus, miks ma üldse sõna võtan sel teemal on see, et ta ise suunab selle soovitusena naistele, mis tõttu tere, aitäh, ma olen naine, ma võtan su soovitusest kinni ja ütlen su, et käi perse selle soovitusega, see on väga halb soovitus, see on kahjulik soovitus. Mis te arvate võrdõiguslikkusest? Seda aetakse praegu väga taga, et ettevõtetes peab olema mehi ja naisi peab olema võrdselt ja sellest arvate? Siin lihtsalt nagu vahemärkusena mõtluslepiku küsimuse püstitusele, et võrdõiguslikkus ei tähenda üldse seda, et igal pool peab olema mehi ja naisi võrdselt, vaid see tähendab, et peab olema võrdväärne ligipääs. Ja nüüd ta jõuab ka kohe kvootideni. Ja sõbrad, mina ei ole tohutu kvootide pooldaja, ma olen nagu kahe vahel, sest ma saan aru, miks nad objektiivselt on vajalikud. Paljuski hoiab naisi tagasi teatud kohtadele jõudmisest ka see hoiak, mida Urmas siin ise väljendab. See hoiak, et no ma ei tea, kas naistel on vaja ja see ei tähenda, et naistele öeldakse kuskil ukse peal, sorry, sa oled naine, sa peaksid minema tagasi koju. Asi pole selles, vaid asi on selles sisemises, subjektiivses hoiakus, mis kallutab inimeste otsuseid. Ja kui otsuse tegijad on enamuses mehed ja kui neist keegi või mitu mõtlevad nii nagu Urmas, siis ongi see risk, et sul subjektiivsest eelarvamusest ja hoiakutest tulenevalt väheneb naiste selle võrra võimalusi. Selles on probleem. Lisaks ka juurde küsimus sellest, et on vaja eeskujusid. Ja see on kõige naljakam asi minu jaoks naisterahvana, mida ma siin ühiskondlikes dialoogides olen täheldanud, et arusaadav on see, et mina naisena ei tea, mida tähendab kogeda elu mehena. Ma ei tea. Ma võin lugeda selle kohta, et mis on need raskuskohad ja objektiivselt aru saada, et näiteks meeste puhul ja seda mainis ka Riigikohtu esimees Villu Kõve siin mõni aasta tagasi ühes intervjuus, millele ma ka puid alla panin kunagi ammu siin kanalil. Ta mainis, et on teatud negatiivsed eelarvamused ja hoiakud meessoost, näiteks õpetajate või kellegi suhtes, et kui mees on lapsehoidja, siis on inimesed niimoodi, et mees lapsehoidja, ma ei tea, kas ta on mingi nagu imelik või et on igasuguseid eelarvamusi, millega mehed peavad oma elu jooksul võitlema. Täiesti arusaadav, aga on palju asju, millest ma ei ole teadlik, sest ma ei ole neid kogenud, et mis on probleemid mehena siin ühiskonnas. Küll aga naise vaatest samamoodi ma arvan, et mehed võib-olla ei näe seda samamoodi või ei adu seda samamoodi. Minu jaoks on niivõrd naljaks, et kui jääb mehi kuskil valdkonnas vähemaks, siis on kohe häirekell. Samamoodi see Riigikohtu esimees Villu Kõve toona, kuidas tema ütles, et oi juuras, et nii palju naisi ja varsti on matriarhaat, kuigi igal pool juhtivatel kohtadel on ikka valdavalt mehed, et nagu ärgu muretsegu. Aga ta rääkis sellest, kuidas ikkagi
selleks, et rohkem mehi läheks juurasse, meil oleks vaja rohkem meessoost õppejõudu ja nii edasi. Ja mina ei vaidle sellega, et noortel meestel, poistel oleks vaja meessoost eeskujusid teatud valdkondades, et nad ise ka sinna suunduks, aga siis jääb nagu kuskile mingi lünk loogikas, et oot, mehed, naistega on ju sama lugu. Selleks, et meil jõuaks rohkem naisi tippu, on meil vaja eeskujusid seal tipus. Ja selleks, et neid eeskujud sinna üldse jõuaks, rohkem kui mõni üksik, kes selle klaaslae purustab, selleks võib olla teatud valdkondades teatud määral vaja kvoote. Ja kvoodid ei ole ju selleks, et vaadata kahte kandidaati, et okei, üks on loll ja teine pole. Kurat, see, kes on loll, on naine, me peame võtma naise, okei, võtame naise. Sellest pole point. Point on selles, kui sul on 2 enam-vähem võrdväärsed kandidaatid, et sa ei võta meest sellepärast, et kuidagi vaata, mehed on ju need turvalised ja tugevad, nagu siin Urmas meile ka peatselt ütleb, et see eelhoiak, et kuidagi mees on loomu poolest pädevam, et kaldume pigem mehe poole. Selleks on kvoote vaja, aga okei, laseme Urmasel edasi rääkida. Tähendab, igaüks elagu, kuidas tahab. Kui see tuleb kuskilt peale sunnituna, siis minu jaoks on see täis jama. Põhimõtteliselt ma olen Urmase mõttega nõus, et igaüks elagu nagu tahab ja jama on see, kui kuskilt tuleb peale sunnituna. Aga nagu ma ennist selgitasin, siis vahel ei ole teisiti võimalik mingi perioodi jooksul, mingil eesmärgil võivad need meetmed olla vajalikud selleks, et tekitada neid eeskujusid ja kummutada neid eelarvamusi ja müüte ja negatiivseid eelhoiakuid naiste suhtes juhtivatel positsioonidel, mida tema ka muideks siin oma jutuga süvendab. Las naised olla naised ja mehed olla mehed ja kui keegi tahab olla kellegiga võrdne, siis võtku ühele joonele nii spordis, kultuuris, ma ei tea, kus tahes. Las naised olla naised ja las mehed olla mehed. Mis meid eristab? Füüsis. Meie kehad on erinevad. Naised saavad kanda lapsi, mehed ei saa, naised saavad lapsi imetada, mehed ei saa. Mehed on keskmiselt tugevamad. Meestel on rohkem lihasmassi. Jah, need asjad eristavad meid. Ja kindlasti neid asju, mis meid objektiivselt eristavad, statistika pinnalt alati on erandid, eks ole, mitte, et lapse kandmise osas ei ole erandeid välja arvatud filmides, aga mõte on selles, et kindlasti on asju, mis meid eristavad, aga kuulake, mis ta siis edasi ütleb. Ja kui tahate võrdsed olla, võtke ühele joonele spordis, kultuuris ja siis sa mõtled oot. Okei, spordis. Kui me räägime füüsilistest spordialadest, jätame kõrvale need mitte füüsilised spordid, jätame kõrvale mingi male ja ma ei tea, pokker või mis iganes, nagu veel on vist mingis käsitluses spordialad, mul ei tule paremaid näiteid praegu, aga räägime füüsilistest aladest, siis jah, kuna meestel on bioloogilistel põhjustel reeglina rohkem lihasmassi kui naistel, siis tõepoolest spordis, füüsilises spordis oleks keeruline ühele joonele võtta. Ja ma olen varem ka sellest rääkinud, kuigi vist juura välistes juttudes, aga mina alati mõtlen selle peale, et kui kuradi hirmuäratav on ka mõnes mõttes naise vaatest see, et mees, kes on sinuga sama suur või sinust väiksem, võib sinust olla tugevam isegi, kui sa temast rohkem treenid. Mul on abikaasa põhimõtteliselt minu sama pikk, ta on natuke pikem, võib-olla sentimeeter või paar pikem. Mul on rohkem massi ja kusjuures väga palju lihasmassi. Ma käisin vahepeal väga tublisti jõusaalis, enam mitte, aga ka ajal, kui ma käisin väga tublisti jõusaalis, niimoodi naljaga mürades ikka mehe jõud käis niivõrd üle. Ehk mehed on keskmiselt naistest tugevamad. Siis selle taustal rääkida spordis ühele joonele võtmisest on nagu selline, okei, ärme mängi lolli. Füüsiline sport ei ole siin võrreldav muude asjadega. Pole mõtet vaielda sellega, et mehed on keskmiselt naistest tugevamad. Ja nüüd on küsimus, kas sa arvad, et see kohaldub teistele asjadele ka? Kas näiteks Urmas arvab, et mehed on keskmiselt intelligentsemad või võimekamad või loomingulisemad? Sest seda mõtet väljendas ka Riigikohtu esimees Villu Kõvetoona selles intervjuust. Ta selgitas, et naised on rohkem tuupurid ja mehed on sellised loomingulisemad. Aha, ja siin Urmas ütleb meile, võtke siis kultuuris ühele joonele. Vabandust. Ma ei ole kultuuriga üldse kursis, jumala kultuuri võõras ja kauge inimene, aga kas nagu naised ja mehed ei ole ühel joonel kultuuris või kas meil on eraldi naiste ja meeste kategooriad? Jah, okei, mingite auhindade puhul on alati mingi parim naisnäitleja, parim meesnäitleja, mida iganes, aga nii printsiibis ongi ju naised meestega kultuuris ühel joonel. Nagu mis see Urmase point siin oli? Tahate võistelda? Siis võistelge, aga niikuinii jääte alla, mis nagu spordis tõenäoliselt, füüsilises spordis, aga muudes asjades ei. Nagu mis kuradi mõttes, Urmas? Kas kultuuris ei ole siis naised ja mehed ühel joonel või? Öelge teie mulle. Taaskord, ma olen jumala kultuuri kauge inimene. Teie oma ettevõtetes mingeid kvoote ei kehtesta? Absoluutselt mitte. Ma olen oma unistanud, et ma saaks oma turvafirmale, kus valdavalt ikkagi töötavad mehed, saaks korraliku naisjuhi. Aga kas sa ikka oled? Ja kui sa oled, siis miks? Nagu miks sa unistad korralikust naisjuhist? See kõlab juba imelikult. Miks sul vaja oleks? Kas see oleks mingisugune hea turunduslik
selline võte, et vaadake, meil on naisjuht, et kuidagi kasutada, inglise keeles kasutatakse selle kohta sõna token, et kui sul näiteks filmis üks tumedanahaline, siis öeldakse selle kohta, sul on see token black person, et sul on nagu üks tumedanahaline sõber pandud sõpruskonda, et näidata, et näe, meil on siin hästi nagu mitmekesine seltskond ja värki. Ja see kõlab samamoodi siin, kui Urmas ütleb, ma olen unistanud naisjuhist oma turvaettevõttele, nagu oled või? Miks? Nagu miks? Miks naisi meelest unistada? Aga okei. No ei ole leidnud ja ütleme, et see pühendumine, mida nõuab ühe suure ettevõtte juhiks olemine, no ma ütleks neile naistele kõigile, et olge ilusad, olge emad, rõõmustage mehina. Ärge püüdke tõestada sellele maailmale, et te suudate, ma ei tea, suuri maju ehitada või ma ei tea, mida teha. Jah, naised, kui te vaid teaks, kui palju pühendumust nõuab suurettevõtte juhtimine, siis nagu ärge hakake, mina soovitan teile, olge ilusad, olge emad, valmistage meestele rõõmu, ärge üritage maailmale midagi tõestada. Aga muidugi selles suhtes, kui sul ongi mõlemal vanemal, ei pea ka vanemad olema, aga ütleme mõlemal lapsevanemal paari suhtes on väga intensiivne töö ja suurettevõtte juhtimine kahtlemata meeletult intensiivne töö, siis ongi keeruline. Siis ongi keeruline kahtlemata ja mina isiklikult ideaalses maailmas, ma tahaks endale trad wife meest koju, kes oleks nagu lihtsalt kodus ja ilus ja teeks ja urgunniks kogu meie elu ära, ma nagu suurima hea meelega teeks erialatööd teades, et meie laps saab selle vajaliku lisatähelepanu teise vanema käest. Nagu mul süda puhkaks täiega, hing rõkkaks, see oleks ideaalne ja tema on selle saanud, et tema on saanud pere luua, mitte ühe, vaid nagu mitmeid peresid, kus ta saab torredaid lapsi ja tal on torredad naised ja eksnaised, kes torredasti hoolitsevad lastest ja tema saab muidku rahus teha seda erialatööd või seda koduvälistööd, mis tema hinge kütab. Ja selleks on vaja neid naisi, kes tahaks niimoodi teenida seda pere kodus, millest ma saan täitsa aru, miks tema seda tahab. Ma tahaks ka, ainult siis mehe vormis. Aga teate, minu mehele meeldib tööl käia. Talle meeldib oma erialane töö ja ma ei saa talle kätt ette panna, et kallis, sa pead töölt ära tulema, ma tahan, et see oleks kodune. Kui ma üritasin, kui laps oli väike, aga ta ei tahtnud töölt ära tulla mingil põhjusel. Ma ei tea, miks. Minu arust on loodusega täiesti vastuolus, mina vaatan neid lõbisid ja mõtlen, no kurat küll, mina pean jahile minema, mida see mees seal tööl teeb, tulgu koju, kuigi okei, ega lõbide mehed kodus ei passi, aga paremat näidet ei tulnud praegu. Aga kes tahab? Müts maha. Kes tahab müts maha, on nii kuradi võlts seal lõpus, sest see müts maha osa ei tundu mulle siiras kõige muu taustal, mis ta ütles. Sest kõige muu taustal tundub, et ta tegelikult ei pea naisi võrdseks meestega ühiskondlikus mõttes. Ja ma ei mõtle bioloogilises mõttes, me ei ole bioloogilises mõttes võrdsed, see on täiesti ilmselge. Aga naistel on ka ambitsioon, miks nemad peaksid ainult mehi rõõmustama? See ei ole piisav ambitsioon, ma ütleks. Mõnegi naise jaoks. Kui et igaüks tehku, mis tahab. Igaüks, kes rõõmustagu siis teisi naisi, kui tahavad, kui mehi ei taha rõõmustada. Igaüks tehku, mis tahab, kui ei taha mehi rõõmustada, siis rõõmustagu teisi naisi. Ma saan aru, et Sõõrumaal oli ka mingisugune see, mis iganes fallose teemad tal olid. Ühesõnaga, ta on seal mingisuguses sensuaalses maailmas, ma ei ole täpselt kursis, ma mäletan mingit pealkirju. Et ma saan aru, et tema jaoks on nagu see mingi teise inimese selline rõõmustamine intiimses mõttes on nagu väga selline keskne eluteema või mida iganes. Aga naljaks on see, et elo mõttuse repliigist, et kuule, aga nagu naistel võib ka ambitsioone olla. Et kas selle peale oled mõelnud või et ta vastus ei ole muud kui see, et nagu tehke, mis tahate, tahate rõõmustage põhimõtteliselt naisi, kui mehi ei taha, et nagu mida me sellest järeldama peame, et kui sa kodune olla ei taha, et siis äkki oled hoopis lesbi või et nagu tõeline heteronaine ei oma selliseid ambitsioone. Okei, ilmselgelt see oli nali, ilmselgelt ta ei, kurat, ma ei tea, mis ta mõtles, aga see oli väga veider repliik Sõõrumaalt, et ambitsioonid naistele, kui sa ei taha meestele rõõmu teha, tee siis teistele naistele rõõmu. Kus need seosed tekkisid? Aga loodus on ikka ette näinud, et kus poolt paistab ilu ja kus poolt paistab nagu jõud ja turvalisus. Loodus on ette näinud või? Et ühed on ilusad ja teised on turvalised ja jõulised, tugevad. Ja nüüd me jõuame ringiga tagasi sinna kvootide jutu juurde. Et kui sul on tegelased nagu Urmas kuskil puldis ja otsustavatel kohtadel, kes on veendunud sisimas, et looduse poolest naistel on antud ilu ja meestel on antud jõudu ja turvalisust ja sulgudes intelligentsust, siis me jõuamegi sinna, et valiku hetkedel sellised tüübid valivad alati pigem mehe kui naise kuskile
otsustavale juhtivale kohale, miks? Sest tema usubki, et mehed on tugevamad ja turvalisemad valikud ja naistel on looduse poolt antud ilu. Ja selles ongi see probleem, et sul on sellised eelarvamused ja eelhoiakud, siis ei saagi teisiti kui kvootidega, sellepärast et mingit ausat konkurentsi ei saa ju toimuda, kui mõned lihtsalt arvavad, et loomu poolest ongi mehed rohkem loodud. Ja seda naisenergia, meesenergia juttu, kuidas mehed juhivad ja ma ei tea, naised tulevad järgi ja mida iganes. Mul on nagu fucking kõriauguni sellest jutust. See on nii haige minu vaatest ja just eriti see, et inimesed samastavad keha ja hinge. Nagu see, kes sa oled inimesena, sinu hing ja sinu olemus on ära määratud selle keha poolt, millesse sa sünnid. Et kui sa oled naise kehasse sünninud, siis sul on naisenergia, mis on nii lollut, sest et energia on ju vastupidi midagi keha välist. See ei ole seotud füüsilise kehaga. Ometi tahavad mingisugused kuradi kuurud toppida ühte patta sinu füüsilist keha ja sinu hinge ja seda, kes sa oled, nagu Urmaski ütles. Tehke, mis tahate, aga mina soovitan seda mitte teha. Üldiselt on see nii, et vaadake ükskõik kus maailma. Vaadake ükskõik kus maailmas, et loodus on teinud nii, et naistel on antud ilu ja meestele jõud ja turvalisus. Jah, Urmas, vaata ringi. Vaata elusolendite erinevaid liike. Uuri natuke, kuidas seal käib. Kui palju on selliseid liike, kus on paari suhtes 2 elusolendit ja siis üks istub terve oma elu kuskil pesas ja teine terve tema elu kannab talle toitu ette. Kui palju selliseid elusolendite liike on? See on kodutöö Urmasele. Uuri välja. Kus see looduses nii on? Urmas arvab, et inimesed teevad valesti. Ma olen nõus. Ma arvan, et Urmas kui inimene teeb valesti või mitte teeb, tehku mis tahab, aga arvab valesti. Inimesed siin tahavad soleerida seda maailma teistpidi pöörata, aga las nad proovivad. Las nad proovivad. Selline. Lõpetuseks siis nii palju, et ma olen Urmasega nõus, et igaüks elagu nii nagu soovib, aga kodustele, emadele ja isadele sõltumata soost, see, kes jääb tegema tasustamata tööd majapidamises, sellel peab olema tagala kaitstud varralises ja juriidilises mõttes. Kui keegi otsustab jääda koduseks, tuleb enne läbi mõelda, et mis siis saab, kui suhe läheb ükskõik mis põhjusel lõhki. Ja see võib juhtuda igaühega. Maailma kõige parem partnerkaaslane inimene võib homme saada peapõrutuse ja ärgata üles teistsuguse inimesena. Kõik on võimalik, kõik võib juhtuda ja selliseks puhuks tuleb ette läbi mõelda. Mis sa siis teed, kui see õnnis suhe läheb lõhki? Urmas on oma vaimu ja meelega 100 aasta taguses ajas, millest me hakkamegi nüüd rääkima juurasõpradega. Räägime sellest, mida ütlesid paragrahvid naiste kohta 100 aastat tagasi, poolsada aastat tagasi ja mida sellest kõigest järeldada. Teistele aitäh kuulamast ja järgmise korrani.